Hello everyone, my name Tere päevast, mina olen Artemisia Nikolaidu ja esindan julgeolekuuuringute keskust Kemeat. Ja ma esindan siis ka Kreeka kodanikukaitseministeeriumit. Tänan korraldajaid selle kutse eest ja kena vastuvõtu eest. Täna ma esitlen teile ühte Kemea projekti ja see on üsna tuntud projekt. Projekti pealkiri on Welcome ja nagu te näete, see on siis kolmanda riikide kodanikele suunatud nende vastuvõtmise lõimimise teenuste projekt. Ja neid kolmandate riikide kodanikke siis slaididel näeme akronüümi TCN all. Welcome eesmärk on siis hõlbustada kolmandate riikide kodanike vastuvõtmist, integreerimist, et neil oleks hõlpsasti mõistetavad isikupärased tehnoloogilised lahendused, et neid siis ühiskonda integreerida. See projekt on siis Horizon 2020 raames ja see arendab kõikehõlmavat arukat dialoogisüsteemi teenuste agente, kes siis tegutsevad kolmandate riikide kodanike pühendunud isiklike abistajatena. Ehk siis me kogume infot, et toetada kolmandate riikide kodanikke ja ka osale neid asukohariike. Projekti eesmärgid projekti eesmärkidena on, kuna see on Euroopa Liidu poolt rahastatud projekt, siis eesmärke on palju, need on erinevad. Tehnoloogiate kaaskujundamine kolmandate riikide kodanike vastuvõtmiseks, integreerimiseks, kaasamiseks, teenuste koordineerimise ja dialoogihalduse tehnoloogiate arendamine. Et see on just see tehniline lahendus, mida see Welcome projekt on teinud. Hiljem selgitan seda osa ka lähemalt. Mitmekeelsete keeletehnoloogiate arendamine, mis on üks suurimaid selle projekti positiivseid, kuna siis on kaasatud ka need, kes ei oska inglise keelt. Teadmiste esitusskeemide kujundamine, teadmiste omandamise, tõlgendamise tehnoloogiate arendamine, kolmandate riikide kodanike isikupärastatud ümbritsevad suhtluskenna loomine ning ametiasutustele personaliseeritud otsustustoe pakkumine. Ehk siis projekti eesmärk on siis toetada kohalikke ametiasutusi, kuidas aidata nendel inimestel lõimuda. Meie konsortsiumi liikmed on jaotatud 3 sektorisse. Meil on siis sotsiaalne uurimistöö pool ja siis tööstus. See koostöö on meil siis projekti raames võimaldanud välja pakkuda erinevad lahendused. Sotsiaalsektoris on meil partnerid. Nemad on siis need lõppkasutajad, kus siis need kohalikud omavalitsused, kohalikud ametiasutused saavad kasutada neid võimalusi. Meil on 3 riiki, kes pilootprojektis osalevad: Kreeka, Saksamaa ja Hispaania. Kreekast Praxis, kes vastutab siis ka kreekakeelse äpi eest, Saksamaalt Caritas Hamm, saksakeelne versioon, Hispaaniast Daife. Uurimissektorist on meil siis erinevad avaliku sektori esindajad, ülikoolid Hispaaniast, ka Tšehhimaalt. Kemea siis Kreekast koordineerib
kogu seda projekti ning abistab ka siis teisi partnereid. Ning tööstuse poolelt on meil 3 eraettevõtet, kes abistavad konsortsiumi, et kuidas see tehniline lahendus ja rakendamine peaks toimima. Nemad on need siis, kes selle virtuaalreaalsuse poolega tegelevad. Ning kui peaksid ka mingisugused probleemid üles kerkima, siis need tehnoloogiafirmad testivad ja valideerivad. Mis puudutab metoodikat, siis kõikide Euroopa Liidu projektide puhul, ka Welcome projekti puhul on projekti algusfaasist meil 4 sellist nii-öelda kihti. Kõigepealt on meil see kaaskujundamise kiht, et me mõistaksime neid vajadusi, mis kolmandatest riikidest tulevatel kodanikel on, kui nad sihtriiki saabuvad, aga ka need kohalike omavalitsuste ametiasutuste vajadused, millised on sotsiaalsed ja psühholoogilised suhtluse aspektid. Siis on meil innovatsiooni kiht, mis on teine. Welcome projekt on väga innovatiivne, uuenduslik projekt. Mitte ainult see tehniline lahendus ei ole oluline, aga kuna ta on nii-öelda sarnane nendele erinevatele metalahendustele, siis see tehnoloogiline kiht, selle eesmärgiks on ka siis arendada ja taaskasutada ja integreerida ja tekitada turvaline andmete raamistik, kuidas need andmed saadakse. Siin on erinevad targad teenused erinevates keskkondades. Ning viimaseks kihiks, mis on ka kõige tähtsam, see on siis see mõjukiht, mille eesmärgiks on koolitada ja toetada, jagada infot, et kuidas seda Welcome lahendust kasutada, et see oleks siis kaasatud ka teistesse riikidesse. Ma põhilistest tehnoloogiatest ehk ei räägi, et meil on agentide planeerimise, koordineerimise teenused ning dialoogihaldustehnoloogiad, kuna see on selline personaliseeritud lähenemine, siin on multimodaalne dialoogi juhtimine, see on väga oluline selle lahenduse aspekt. Meil on mitmekeelsed keeletehnoloogiad, nagu ma juba eelnevalt mainisin, siis see Welcome äpp, see tähendab ka seda, et me saame kaasata need, kelle keeleks ei ole inglise keel. Nagu ma mainisin, meil on siin 3 MTÜ-d Saksamaalt, Hispaaniast, Kreekast. Nii et algkeeleks on siin meil siis kreeka keel, prototüübi aluseks on kreeka keel, Saksamaal saksakeelne, Hispaanias hispaaniakeelne. Siia lisatakse ka siis teised keeled, et oleks selline kaasatus, kuid praegusel hetkel selles faasis, kus me praegu oleme, kus meil on pilootfaas, siis me oleme jätkuvalt testimisfaasis. Meil on praegu siis 3 keelt pluss siis ka inglise keel, mis on siis nii-öelda aluskeel. Teadmiste esitamine, nende omandamine ja tõlgendamine, nagu ma mainisin, siin see agent on nii-öelda siis teadmiste varaait ja selline dünaamiline laiendus. Et siin on inimese agendi ja agendi interaktsiooni semantiline arutluskäik. Et see, mida see agent konkreetselt vastab, et see on selle äpi väga oluline osa. Et sellel põhinebki tegelikult kogu see teenus. Mis puudutab veel neid tehnoloogiaid,
meil on siin siis erinevad kriteeriumid, multiplatvormide kriteerium, et oleks ligipääs siis erinevatele arvutitele, rakendustele, virtuaalreaalsusele. Siin on ka siis selline veel oluline tahk, kuna see on väga innovatiivne, siis Welcome, sellel on ka nii-öelda hariduslik taust kolmandatest riikidest tulevatele kodanikele, see aitab neil õppida nende sihtriigi kohta, aitab õppida kohalikku keelt, kuidas teha paberimajanduse vorme täita, leppida kokku kohtumisi, teada oma õigusi, õppida vastuvõtva riigi kultuuri, nii et seetõttu on oluline, et siin oleksid erinevad platvormid ja ka keel ise, et kolmandast riikidest tuleval kodanikul on see taust nii-öelda teada. Ja siin on see virtuaalreaalsuse komponent kaasatud, ehk siis see on väga interaktiivne ja suhteline lihtne. See peaks olema nii-öelda lihtsasti kasutatav, et inimene väga kergelt nii-öelda saab sellele pihta. Ja see on ka nii-öelda tore kasutada. Siis on meil ka hääle abil võimalik siis nagu see agendiga peavad oma vahel vestluse maha, mis on ka väga suur pluss. Siis erinevad need digitaalsed ressursid ja mitmekeelne abi. Mis puudutab neid erinevaid funktsioone, siis nagu ma mainisin, erinevate vormide, bürokraatlike vormide täitmine, just sellised juriidilised asjad, kohtumiste kokkuleppimine, oma õiguste ja kohustuste tundmine, kui sa tuled kolmandast riigist, milliseid kvalifikatsioone on vaja, juriidilise nõu küsimine, keelte õppimine 3D keskkonnas ja ka andmeanalüüs ametlikele organisatsioonidele. Kolmandate riikide kodanike vastuvõtmise orientatsiooni kohta siis hankida kolmandate riikide kodanike asjakohaseid isikuandmeid, aidata neil lõimuda. Meil on juhend kolmanda riikide kodanikele riigipõhise teabe pakkumiseks põhiteenustele juurdepääsemise kohta, ehk siis vastavalt inimese vajadusele. Meil on ka toetus sellistes erinevates haldusmenetlustes, nagu ma mainisin, nagu varjupaigataotlus, kuskil kodanike registreerimine, kohtumiste kokkuleppimine. Nende 3 kasutusjuhtumi puhul pakutakse selliseid sihtpäraseid otsuseid toetavaid tehnoloogiaid. Mis puudutab siis kolmandas riigi kodaniku lõimumist, eesmärgis on pakkuda kaasahaaravat keeleõpet, mis on suunatud kolmanda riigi kodaniku vestlusoskuse, keeleoskuse parandamisele reaalses elus. Ja see on kindlaks määratud selle programmi Welcome nii-öelda keelekursustega, mis on seal nendes hõlmatud riikides nii-öelda. Siis on ka eesmärgiks toetada kõike hõlmavat ühiskondlikku kaasamist, et
hõlbustada kolmandate riikide kodanike sotsiaalselt kultuurilist integratsiooni, et nad õpiksid seda sihtriiki tundma, pakutakse infot koolisüsteemi, tervishoiuteenuste, riiklike pühade kohta, nüüd kõige kohta, mis on seotud sellise igapäevase infoga, mida sa seal vastavas sihtriigis siis vajad. Nii näeb välja siis see äpp. Hetkel oleme me siis jõudnud nii kaugele, et teine pilootprojekti hindamine on lõppenud. See on siis see mobiilversioon. Paremal pool on siis see agent, kes sellele, see liides töötab välja sellise vastava agendi, kes siis sellele inimesele nii-öelda võiks sobida, kellega inimene ennast mugavalt tunneb. Siis on sellest virtuaalreaalsuse komponendist mõned slaidid, see on geograafia mäng, et kuidas õppida tundma sihtkoha riiki, et kus mis asub, millised on selle riigi naaberriigid. See on selline tore mäng, mis on virtuaalreaalsuse osa. Ning vasakul pool on ehk selline erinevad stsenaariumid, see on simulatsioon, kus kolmanda riigi kodanik võib läbi viia sellise simuleeritud intervjuu selle agendiga. Siin on näha see vestlusmull, kuidas valmistuda siis eluks, päris intervjuu. See on ka väga oluline aspekt lõimumisel, nii et inimesel oleks parem elukvaliteet ja et tal oleksid paremad võimalused oma sihtriigis, vastuvõtvas riigis. Veel mõned näited. Vasakul pool on keele õppimise komponent, mõned sellised igapäevased väljendid, tervitusväljendid. Paremal on kolmanda riigi kodanik jällegi kuskil seal virtuaalreaalsuses seiklemas. Kui nüüd sinna sihtriiki on mindud, siis eesmärgiks on pakkuda tööintervjuu juhendamist ja ka CV koostamise tuge, et suurendada kolmanda riigi kodaniku võimalusi tööturul. It's not of course oriented only in this specific topic, but as you can understand, it's one of the most see on nüüd üks selliseid kõige olulisemaid osi, mille me seniks oleme välja töötanud ning oluline on ka pakkuda elukvaliteedi parandamiseks, et inimene leiaks sobiva majutuse endale. Milline on siis selle mõju? Eeldatavasti siis Welcome saavutab märkimisväärset mõju mitmes valdkonnas, sealhulgas kolmandate riikide kodanike vastuvõtu integreerimistavade kvaliteet, avaliku halduse tõhusus kolmandate riikide kodanike vastuvõtmisel ning pakkuda ka lahendusi tarkade vestluspartneritele. Me oleme ka mõned teised positiivsed küljed välja arendanud, et kaasatud personali toetamine. Siia kuuluvad siis erinevad partnerid, need asutused, personali toetamine, valitsusvälised organisatsioonid, hiljem ka õppejõud, et kuidas nende kolmandate riikide kodanike isikuandmeid hinnata. Meil on ka visuaalselt analüütiline moodul, pakkuda siis andmete korrelatsiooni ja visualiseerimisrakendust andmetele, et profileerida nende kolmandate riikide kodanike populatsioon, ehk siis kus kogu see info on salvestatud
kuid tuleb siis ka muidugi austada ka inimeste isiku andmeid. Nii näeb see komponent välja, et kui keegi saab ligipääsu nendele andmetele, et kuidas need siis on integreeritud. Milline on see meie projekt, mis alguse 2020, teine prototüüp siis paar nädalat tagasi jõudis oma lõpufaasi ja hetkel oleme siis kolmanda prototüübiga alustanud juba juulikuust saadik, ehk siis mõista, kuidas kõik need muudatused, mis on meie partnerite poolt tehtud, sinna sisse viia. Ja eeldatavasti siis toode saab valmis järgmise aasta veebruaris, kui kolmanda prototüübiga on ühele poole jõutud. Kokku siis läheb aega aprillini, rakenduse Welcome viimane prototüüp valmib siis ja turule peaks ta ka järgmine aasta jõudma, nii et jaanuaris meil toimuvad Hispaanias ka nõndanimetatud lahtiste uste päevad ja kasutajatele mõeldud sellised tutvustused. Me jagame siis infot mitte ainult projekti kohta, vaid kogu selle Welcome lahenduse kohta, et kuidas seda paremini tundma õppida, et need on erinevad tehnoloogiad, mis võiksid siis aidata kolmandate riikide kodanike lõimumist. Kui teil on ehk küsimusi, siis olen valmis nendele vastama, võite alati meile ka projekti raames kirjutada. Tänan teid tähelepanu eest ning tänan ka konverentsi korraldajaid seda üritust läbi viimast. Mul on olnud au osaleda. Aitäh! Yeah, thank you very much. Does anybody Aitäh. Kas saalis on küsimusi? Kui ei ole, siis minul on küsimus. See on tegelikult esitatud läbi veebi. Kui palju aega võttis sellise virtuaalreaalsuse väljaarendamine ja kui palju inimesi sellega kaasatud oli? Kui nüüd aus olla, siis ikka mitu aastat. See oli protsess. Selle jooksul tegime 3 pilootprojekti, enne kui me jõudsime sellise lõpptulemuseni. Ja sellel projektil on erinevad stsenaariumid, mis tähendab, et olenevalt sellest, kus faasi projekti arendamine on jõudnud, näiteks intervjuude simuleerimine või testimine või keelekursus või geograafiamäng. Ja nagu ma ütlesin, need projektid, praegu oleme jõudnud stsenaariumi testimise faasi. Ja nüüd ootame siis tagasisidet testimisest koos partneritega ja meie partnerid, kes siis hakkavad seda kasutama, siis vaatame, mis nad meile ütlevad, et kas see infrastruktuur vastab sellele ja kui jah, siis läheme edasi selle protsessiga. Ja kõik see andmestik, millega me saame praegu töötada, see tulebki just nimelt selle pilootide arendamise protsessist. Ja see teine, selle kokkuvõtte, see omakorda siis juhib meid edasi 3. faasi. Nii et me eeldame, et aastaks 2023 me jõuame sellega ühele poole. Nii et iseenesest see 13 kuu aeg, mis meil veel on jäänud, et siis jõuame välja arendada toote, mis on tõeliselt kasulik ja sobib kasutajatele ja on ka kerge rakendada ja hõlbustab inimeste tööd. Suur tänu, Artemisia, ja loodame, et sellest Welcome projektist, tere tulemast projektist saab